kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur, samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga ma tean, kõik võib muuta heaks, iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Sulab jää ja õide puhk ja praadus puu. Iga lõpp ei ole muus kui algus uus. On vaja ööd, et päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis möödus jäägu kaugele. Et uus saaks taas alguse. Kardin avaneb taas, on algamas järgmine vaatus, kus tõusta saan maast sama hing, kuid uus mäng veel ees. Muudetud saab minu saatus, saab uueks mu tee ja ma tean, kõik võib muuta heaks, iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Tere tulemast! Olete täna tulnud siia, et tähistada oma põhikooli lõpuaktust. On väga tore, et olete kõik täna siin. Olete kõik siiani väga tublid olnud. Algab Tallinna Saksa Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus. Sõna tervituseks saab Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor härra Kaarel Rundu. Austatud Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, lugupeetud õpetajad, head külalised, kallid lõpetajad. See, et me täna kõik koos saame tähistada teie põhikooli lõppu, võib olla tingitud väga erinevatest saatuse keerdkäikudest ja sündmustest. Teie seas on neid, kellele on asjad lihtsalt tulnud ja neid, kes on pidanud oma tulemuste eest tõsiselt võitlema. Neid, kes on üle oma varju hüpanud ja neid, kel on võimalik seda veel tulevikus teha. On erakordseid edulugusid, mida teavad vaid asjaosalised ise ja las see mõningane salapära jääbki õhku. Mul on teie kõigi 69 pärast erakordselt hea meel ning enne õnnitlemist
tahaksin veel jagada mõningad õpetussõnad, mis loodetavasti on teile abiks, mida iganes te oma eluga ka ette ei võtaks. Hea lõpetaja, ütle iga päev vähemalt 3 inimesele hästi. Vaata kas või kord aastas päikesetõusu. Kohtle kõiki inimesi nii, nagu sa tahaksid, et sind koheldaks. Otsi uusi tuttavaid, aga ära unusta ka oma vanu sõpru. Hoia saladusi. Seisa nende eest, kes seda ise teha ei saa. Tunnista oma vigu ja ole valmis tegema ka vigade parandusi. Ole enda üle uhke ja kui sa polegi, siis mängi, et oled, sest et vahet ei märka keegi. Varu igaks tegevuseks piisavalt aega ja ole kohal. Õpi kuulama. Ära võta inimeselt iialtki lootust. See võib olla kõik, mis talle alles on jäänud. Ära kogu endale asju, vaid helgeid mälestusi. Ära otsusta midagi, kui oled vihane. Pea meeles, et vahel on vaja kaotada lahing, et võita tervet sõda. Õpi ei ütlema kiiresti ja viisakalt. Hoia oma tervist, nii füüsilist, aga ka vaimselt. Tee asjad õigeks ajaks ära ja pea kokkulepetest kinni. Ära karda öelda, et sa ei tea midagi. Ära karda ka vabandada. Ja täna inimesi, kes sind aitavad ja toetavad. Siinkohal tahan ma tänada teid, head lapsevanemad. Ma tänan teid selle usalduse eest, et te oma lapsed just Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolde usaldasite. Tänan teid koostöö eest kõigi nende aastate vältel. Selle eest, et te olete oma lastele olnud toeks, neid ergutanud, vahel manitsenud, neile kaasa elanud, kui vaja kontrollinud, kas kõik asjad ikka said koolikotti, julgustanud neid ka õpilasvahetustel osalema, vaadanud regulaarselt e-kooli ja saatnud õigeaegselt puudumistõendeid, kiitnud oma lapse klassijuhatajat ja aineõpetajaid, kes nende aastate jooksul igapäevaselt on kirglikult panustanud teie lapse haridusse. Tahan kogu südamest tänada kõiki meie kooli õpetajaid, teie imetlusväärse töö ja kannatlikkuse eest, et te neid noori julgustasite, nende pärast südant valutasite, nendega arutlesite, vaidlesite ning nende eest lõpuni võitlesite. Need on õpetaja töö mõningad aspektid, mis liiga tihti jäävad lavakardinate taha, kuid väärivad kindlasti äramärkamist. Aitäh teile! Kallid lõpetajad, tahan teid kõiki ja igat üht eraldi õnnitleda põhihariduse omandamise puhul. Öeldakse, et vähem on rohkem ja kui aktuse kõnede puhul võib see tõesti paika pidada, siis õppimise puhul see nii ei ole. Rõõmsat edasiõppimist teile kõigile. Aitäh! Oma tervitussõnad edastab saksakeelse osakonna juhataja härra doktor Wolfgang Jäger. Kallid vanemad, kallid lähedased, kallid külalised, kallid õpilased, kallid kolleegid, welcome Mr. Latz. Das Wichtigste zuerst. Es war wohl eure erste größere Prüfung in eurem Leben. Alle haben bestanden. Dazu gratuliere ich euch ganz herzlich auch im Namen der deutschsprachigen Abteilung. Mein Dank gilt auch allen Lehrkräften, die euch in den letzten Monaten auf diese Prüfung vorbereitet haben. In den letzten Tagen und Wochen habt ihr euch auf die mittlere Schulabschlussprüfung vorbereitet. Vielleicht war diese Prüfung die letzte dieser Art, die am Ende der 9. Klasse bisher stattgefunden hat. So ein Pech, wird nun mancher denken. Der nächste Jahrgang hat es besser.
Wenn das so kommt, dann habt ihr, und das meine ich ernst, wirklich Glück gehabt. Eine Prüfung dieser Art macht Sinn. Sie bietet die Gelegenheit, einmal Rechenschaft abzulegen, zu prüfen, wo man steht und zu überlegen, wie es weitergehen soll. Mancher fragt sich vielleicht erst jetzt, bin ich auf dem richtigen Weg? Was muss ich verändern, wenn ich das Ziel am Ende des Gymnasiums erreichen möchte? Schule, und das haben ja alle von euch in den letzten Jahren erfahren, ist ein Weg des Lernens, der Erfahrung und der Erkenntnis. Es ist ein Weg, auf dem sich für jeden von euch Tag für Tag mehr die Welt, in der ihr lebt, öffnet. Ihr lernt euch selbst kennen, bekommt Einblicke in die Welt, die euch unmittelbar umgibt, aber auch in den großen, globalen, komplexen Kontext, in den ihr hineingeboren worden seid. Ihr erlernt unterschiedliche Kompetenzen, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Ihr lernt zu reflektieren und zu analysieren. Ihr lernt Fragen zu stellen und Probleme zu lösen. Ihr lernt soziale Kompetenzen und erwerbt die Fähigkeit, euch in unterschiedlichen Sprachen zu verständigen. Neugier, also neugierig zu sein auf Neues, ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen, auch wenn die Ausprägung dieser Eigenschaft nachweislich sowohl von Gen als auch von Erziehung abhängt, macht Schule doch eigentlich nichts anderes, als dass sie jungen Menschen ein wichtiges, großes Angebot macht, die Gier nach Neuem zu befriedigen. Ihr werdet euch dann einmal fragen, wo ist meine Rolle in dieser Welt? Kann bzw. will ich bestimmte Aufgaben übernehmen? Welchen Sinn finde ich für mich in meinem Dasein auf dieser Welt? Wenn ihr euch hin und wieder über Klausuren, Noten, Prüfungen und Tests ärgert, wenn ihr glaubt, es fehle die Motivation, dann denkt an die 260 Millionen Kinder auf dieser Welt, die keine Chance auf Bildung haben. Kriege, Flucht, Kinderarbeit und viele andere Gründe verhindern, dass diese Kinder das bekommen, was euch so selbstverständlich zusteht. In eurer Prüfung habt ihr gelernt, euch Herausforderungen zu stellen, Aufgaben zu bewältigen, sich im Wettbewerb mit anderen zu messen, Erfolge und Misserfolge, Niederlagen, Scheitern und Gelingen erfahren zu lernen. Auch die Konfrontation mit den Fragen, was kann ich noch nicht, wo muss ich dazulernen, wie kann ich mich verbessern, welche Anforderungen muss ich gewachsen sein, sind wichtige Erfahrungen im Leben, auf die gerade die Schule junge Menschen vorbereiten muss. Viele unter euch, welche Leistungssport betreiben, wissen, wie wichtig und persönlichkeitsbildend Erfahrungen im Umgang mit Sieg und Niederlage sind, wie wichtig Leistungsmessung als Orientierung ist. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, spürt jeder von euch, unabhängig von den einzelnen Notenergebnissen, Glück darüber, die Prüfung geschafft zu haben. Prüfungen gehören zum Leben. Und es ist gut so, wenn ihr in diesem Jahr zum ersten Mal vor dieser Herausforderung gestanden habt. Also, ihr habt Glück gehabt. Ich wünsche euch, dass ihr aus euren bisherigen Schulerfahrungen Lebenserfahrungen macht, die euch anspornen, Mut machen, die euch Kraft geben für eine neue Etappe, die nun vor euch steht. Bei allem, was euch auf eurem Weg durch die Schule beschwerlich erscheint, bei allen Herausforderungen und Hürden, die in den kommenden Jahren zu überwinden sind, seid euch immer bewusst, dass ihr zu den Privilegierten gehört, denen die Schule alle Chancen im Leben eröffnet. Ihr müsst sie nutzen. Das TSG ist eine Deutschprofilschule mit einem besonderen Angebot zum Erlernen der Fremdsprache Deutsch. Das deutsche Abitur bzw. das deutsche Sprachdiplom bietet euch die Chance, am Ende der 3 kommenden Jahre ein Zertifikat in den Händen zu haben, das euch vor vielen anderen auszeichnet und das euch den Weg zu einem Hochschulzugang in Deutschland eröffnet. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch dieses Ziel erreichen würden.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Feier und weiterhin Glück, Erfolg und eine gelingende Zukunft. Surtenu. Kõneleb Mustamäe linnaosavanem härra Lauri Laats. Austatud lõpetajad, lugupeetud vanemad, hea koolipere, tore on teid siin näha meie uues kajas. Tore on siin olla oma koolis. Ka mina kunagi lõpetasin Tallinna Saksa Gümnaasiumi, aga siis gümnaasiumi astme. Head õpetajad, oli tegelikult ju pingeline ja huvitav aeg. Ma näen teie nägudest, et olete väsinud, kuidagi kurvameelsed, väga hea, hakkate naerma juba, vanemad ka hakkasid naerma. Täna on ju pidu, on ju nii? 9. klass lõpetatud, tehtud, teil oli palju eksameid. Teil oli sisseastumistestid. Teil olid kindlasti suured pinged. Vaadates seda praegu ja mõeldes, et ka minu tütar täna lõpetab 9. klassi kell 2, siis ma elasin ka selle kõik üle. Ja võib-olla see veel, ma arvan, et see pinge oli üleval ka eile. Kui ma otsustasin, et ma lähen kiiresti, käin kodunt läbi, teen väikse lõuna, naine on kodus, jõudsin tuppa, kisa üleval. Ma olen, mis toimub, tütar proovib kleiti. Panin ukse kinni, mõtlesin, küll nad hakkama saavad. Lähen lõunatan kuskil mujal. Ma näen siin, et olete kindlasti tulevikus, siin on arste, siin on ärimehi, siin on juriste, advokaate, õpetajaid, direktorid. Ja ma arvan, teil läheb hästi. Aga kui teil natukene läheb halvemini, siis mõni poliitikum ka veel siin istub teile seas. Mida ma teile soovitan? Ma soovitan kindlasti, et te kuulaksite oma vanemate sõna. Sellepärast nemad hoolivad ja nemad armastavad teid. Tihtipeale tundub, et rohkem ei saa aru. Ehk siis, et vanem ikkagi ei tea mitte midagi sellest elust, on ju nii? Aga vaadake, selle kohta on ka üks anekdoot, mille kokkuvõtte ma kohe ka räägin teile. See seisneb selles, et mingi hetk, kui nooruk jõuab teatud ikka, siis rääkides vanemaga nad rohkem ei ole ühel lainel. Üks räägib ühte, teine teist ja nad üksteisest aru ei saa. Ja mingi hetk möödudes noor hakkab aru saama, et oot, see vanem hakkab nüüd natuke aru saama ka asjast. Et on ikka arenemisvõimeline küll. Ehk siis, head sõbrad, kuulake oma vanemaid, õppige, sellepärast, et kui te õpite, on teil ka tulevik kindlustatud. Head suve, toredat pidupäeva. Aitäh teile! Suure vaeva nägijad, kui ka rõõmudele kaasajalajad on loomulikult teie vanemad. Lapsevanemate tänaseid emotsioone vahendab härra Janek Rüütalu. Head õpetajad ja koolipere, head lõpetajad, kallid lapsevanemad. Põhikool on üks oluline etapp noore inimese elus. See on justkui vundament, tugev vundament, kui ta on läbitud tulevaseks eluks, edasiseks haridusteeks. Ma usun, et meie lapsed peavad olema ja saavad olla õnnelikud selle üle, et nad selle olulise tähtsa etapi oma elust on läbinud just Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Koolis, mis kuulub Eesti parimate hulka, koolis, mille lõpudiplom avad uksed uutesse maadesse, uutesse kultuuridesse, uutele põnevatele teadmistele. Lastevanemate nimel tahan öelda suur tänu kõikidele õpetajatele, kogu kooliperele, kõigile, kes on andnud oma panuse
meie laste haridusteel neid toetanud ja sellel saatnud. Kindlasti väga eriline tänu kulub kõikidele klassijuhatajatele, kellega lastel on alati kõige vahetum ja kõige tugevam side. Ja soovin ka kõigile lõpetajatele auga, raske tööga välja teenitud head suvepuhkust, päikeselist suve, tarku otsuseid ja palju-palju edu kõigest ettevõtmistes, mis teid sügisel ees ootavad. Ma võtan selle lühidalt ka saksa keeles kokku. Liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Eltern, Grundschule ist eine wichtige Etappe im Leben von jungen Menschen. Grundschule ist wie ein Fundament, das geschaffen wird während dieser 9 Jahre und das die Grundlage bildet für den weiteren Bildungsweg und eigentlich für das ganze weitere Leben. Die heutigen Absolventen, und da bin ich mir ganz sicher, können glücklich und dankbar sein dafür, dass sie diese wichtige Etappe ihres Lebens gerade am Tallinner Deutschen Gymnasium hinterlegen konnten. An einer Schule, die zu den Besten in Estland gehört, an einer Schule, deren Abschlussdiplom die Pforten öffnet in andere Länder, in neue spannende Kulturen und zu neuen Kenntnissen. Im Namen der Eltern möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei allen Lehrern, bei der ganzen Schulfamilie, die unseren Kindern auf diesem Weg unterstützt und sie begleitet haben. Und ein besonderer Dank gehört den Klassenlehrern, zu denen die Kinder immer einen sehr besonderen und starken Kontakt haben. Ich wünsche allen Kindern guten Sommerurlaub, den sie mit harter Arbeit voll verdient haben und weise, kluge Entscheidungen auf den Wegen, die euch im Herbst erwarten wird. Dankeschön. Üheksanda klassi lõputunnistus on küll vägev saavutus, kuid tänases maailmas, kus moes on elukestev õpe, peaksite kindlasti sügisel edasi õppima. Tänaseid lõpetajaid tervitavad 8. klasside tüdrukud lauluga Sügisel mõtleme. Ma tean, aeg kipub lendama, ka see
Eks 9 kooliaasta jooksul on kõigil teil ette tulnud madalseise, ka käega löömistunnet. Kuid alati on see, kes meid õpilasi õigele teele suunab, just klassijuhataja. Palume lavale 9. klasside klassijuhatajad. Kallis lõpetaja, palju õnne sulle. Kallis 9A, mul on hea meel olla teie õpetaja, klassijuhataja. Mul on hea meel teid õpetada ja kasvatada. Mul on hea meel teha teiega toredaid üritusi. Mul on hea meel, et sain teiega olla nädal aega Saksamaal ja saan seda teha ka järgmisel aastal. Mul on lihtsalt hea olla, sest ma ei pea teile pidama lahkumiskõnet, vaid ma saan teiega jätkata koos käidud haridusteed. Ja selleks tahaksin ma teile mõned õpetussõnad kaasa anda. Õpi tegema siis, kui ei taha, ja leppima siis, kui sa ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime, ja kuulma, nii kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus, ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu, ja minema siis, kui ei pea. Õpi jälgima valitud radu ja vabanda, kui sa teed vea. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Ich wünsche euch, dass ihr eure Ziele niemals aus den Augen verliert, aber auf dem Weg dorthin flexibel und kreativ bleibt und auf euer Herz hört. Kallid 9. B-klassi lõpetajad, 9 aasta jooksul olete teinud ära suure töö ja te kõik väärite kiitust. Mul on siiralt hea meel, et saan teiega seda tänast tähtsat hetke jagada. Siin me nüüd oleme. Mõndadega kohtusime juba 6 aastat tagasi, kui ma esimest korda kooli tulin. Ja mõned käisid mind juba ukse pealt piilumas, enne kui ma teie klassijuhatajaks sain. Ja osadega teist on meie teed ristunud erinevatel hetkedel, kuid ajaline kestvus ei ole määrav. Olen ääretult tänulik ja õnnelik, et olen saanud oma esimese klassijuhataja kogemuse just teie kõigiga. Me oleme koos palju läbi elanud, nii rõõme kui ka muresid, millest omakorda oleme siis õppinud ja arenenud. Olen küll veidi kurb, et meie ühine retk selle eluteel lõpeb, kuid tean, et võtate endaga kaasa kõik saadud kogemused ja tarkused ja liigute sihikindlalt enda unistuste poole. Nimelt, inimene on siis õnnelik, kui tal on eesmärk, mille poole püüelda ja unistused, mille täitumise nimel tegutseda. Seega unistage suurelt ja jäägem nostalgiliselt meie põhikooli aegu rõõmsalt meenutama. Lõpetuseks sõnastades ümber Henry Longfellow öeldud. Teie eludest on näha, et elul võivad olla võimsad tiivad. Nii lahkudes teist jäävad maha jalajäljed ajaliival. Aitäh! Armsad 9C ja 9D. Nüüd see siis ongi käes. Lõpp. Lõppenud on põhikool, minimaalne kohustuslik haridustase on saavutatud. Edasi saate endale öelda. Selle tee valisin ma ise ja vabatahtlikult. 9 aastat on möödunud erinevalt, kellele linnulennul, kellele teosammul, kellele lusti ja naeruga, kellele valu ja vaevaga. Nüüd on see möödas. Loodetavasti ei jäänud teile sellest perioodist õudusunenägusid, vaid saite siit lisaks teadmistele ja oskustele ka häid mälestusi ja toredaid sõpru. Koos kogesime lisaks koolitundidele veel palju toredalt
käisime Soomes kalu vaatamas ja karusselliga sõitmas, külastasime kodumaal loomaaeda, käisime kinos ja teatris, müttasime mööda muuseume ja kõrvevamat karadu, rändasime ringi Naissaarel ja sellel kevadel läbisime ka juhtimiskoolituse, nimelt parvejuhtimisalase. Mitmed teist jätkavad õpinguid siin, kuigi eks teiega koos õpin ka mina midagi. Paljud teist lähevad mujale õppima. Loodan, et olete oma valikuga rahul ja soovin, et teid saadaksid selle tulevastes ettevõtmistes õnn ja edu. Teiega oli tore. Tibadesse. Lõputunnistuste kätteandmiseks palume lavale kõigepealt 9. A-klassi. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu otsus number 40 19. juunist 2019. Anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Joonas Andersmaa. Robert Barinov. Henry Blum. Kerli Kallas. Tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Rasmus Kilkson. Tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mirjam Kärk, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest ning tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Anette Laarin lõpetab põhikooli kiitusega, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirjaga väga hea õppimise eest. Siim Mattias Mae, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Karolin Marmei.
Mariell Mattal. Roland Markus Miitra. Merili Männamaa. Marju Müürsepp. Ester Nugis, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest ning tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Eliise Rannula. Ingela Elisabeth Rohusaar, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Kristiine Grete Rüüdalu. Frederik Saal, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Siim Sada. Patrik Saksus, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Kaspar Tabri. Eliise Tael, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Martin Tammekänd lõpetab põhikooli kiitusega. Tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirjaga väga hea õppimise eest. Elisabeth Tuulik. Hindrik Õun. Karmen Örd, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest.
Koolipere kiidab ja tänab 9. A-klassi juhatajaid. Õpetaja Signe Rosenberg. Õpetaja Liisa Tomaševski. Aitäh teile 9. A-klass! Palun lavale 9. B. Anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Grete Berensen. Tunnustada tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Grete-Liis Elmik. Mirjam Foster, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mattias Hain. Gregor Hint, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Rauno Järviste. Sven Kalling. Markus Kägu. Mariette Lii Meeksa, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Sofia Munner.
Pilleriin Oksa, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Anette Peterson, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mirjam Plaamus, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Hanna-Gretel Polli, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Jaagup Randi, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Karina Rebane. Jakob Herman Riibe, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Hanna Roosik. Helika Tamm, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest ja tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Karl-Henrik Tikko, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Brita Urva. Andre Vaas, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Koolipere kiidab ja tänab 9. B klassi juhatajat, õpetaja Ele Koha. Aitäh teile 9. B! Palun lavale 9. C ja 9. D klassi.
anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Günter Kivi-Peltatse. Gretel Filjakov, tunnustada tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Martin Jerjomeko. Gertrud Kaabermaa. Kelly Kallas. Siiri-Liis Kits. Martin Kristjan Kullerkupp. Kristin Liljanthal, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mattis Lättekivi. Laura-Liisa Maiste, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mattias Mait Ots. Gregon Jan Bennert. Helena-Mai Posti, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Ingrid Rand, lõpetab põhikooli kiitusega, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirjaga väga hea õppimise eest. Hannes Rodimaa. Sissi Margaret Sauter, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Hanna-Birgit Sinkel. Clea-Adelia Uusen, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Hanna Vaalu, tunnustada tänukirjaga aktiivse töö eest kooli õpilasesinduses. Gerhard Kein Ivo Virolainen. Täname ja kiidame 9. C-klassi juhatajat, õpetaja Astrid Rätsep.
aitäh 9. C-klass! Nüüd on lava aga meie tänaste päevakangelaste päralt. Lõpetajate nimel kõneleb Jaagup Randi ja peale seda laulab 9. klassi ansambel laulu Ma tean, et sa tead. Neid saadab õpetaja Ene Uibo. Head õpetajad, lõpetajad, lapsevanemad, vanavanemad ja kõik kohalviibijad. Siin me oleme, eksamid tehtud, tunnistused käes, suvi ukse ees, kui juba mitte uksest sees. Need 9 aastat me elust, mis võivad küll tunduda pikka ajana, on möödunud linnutiivul, aeratas veereb kiiresti. See aja sisse on mahtunud õpetajaid, kes on meelde jäänud suure lahkuse ning positiivsusega, aga ka neid, kes on meid suunanud veidike karmima käega. Õpetajate töö pole siiski luhta läinud, mõni meist on neid suunamisi ning õpetussõnu rohkem, mõni vähem kuulda võtnud, kuid vaatamata kõigele oleme täna ikkagi siin lõpetamas ühte etappi oma elust. Möödunud kooliaastad on teinud meid nendeks, kes me oleme tänasel päeval, sellel hetkel ja momendil. Üks tee on lõppemas ja teine peatselt algamas. Ma arvan, et me kõik võtame uutele teedele kaasa midagi head möödunud ajast, mida hiljem on mõtetes meenutada. Mälestused julgustavad meid ja on meil uutel radadel ja katsumustel toeks. Tänan teid, head õpetajad, kes te olete meiega sellel teel kaasas käinud ning meid igas olukorras välja kannatanud. Tänan vanemaid, peresid, kes on meid kantseldanud. Aitäh kaasõpilastele, kellega me seda teed käisime. Aitäh kõigile. Sai tehtud, teeb veel. Kogu vaba aeg, kõik siin on blind, puhkust vaid ikkagi. Need plaanid, failid, graafikud ma välja heidan peast ja vanad sõbrad numbri leian jälle teiste seast. Siis ma tean, et sa tead, et ma tulen ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind, meil koos on hea ja vaat kaugele mure ja jutud need ei lõppegi. Või siis sa tead, et ma tean, et sa tuled ja ma tean, et sa tead, et ma ootan sind ei häiri seegi, kui lund sajab suvel, et naerda saame alati. Me võime rääkida kogu öö ja nalja teeb kõik, mis närve sööb. Nüüd heaks teen peab, puhkama vahel peab. Kõik plaanid, failid, graafikud, las jäävad ootele. Pead aega leidma endale ja oma sõbrale. Siis sa tead, et ma tulen ja sa tead, et ma tean, et sa ootad mind.
tean, et sa ootad sind, koos on hea jäävad kaugele mured ja jutud need ei lõppegi. Ja siis sa tead, et ma tean, et sa tuled ja ma tean, et sa tead, et ma ootan sind. Ei häiri seegi, kui lund sajab suve, et naerda saame alati. Laulame nüüd kõik koos meie koolilaulu. Hommikukiirtes sünnib valgus, kargel kutsuval metsarüppest saab sihiks, silmapiiril sirutab end. Soojana näeb aastate algus, ka radade ländude kütkes. Siit algab pääsupoja rutakas lend. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Raueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Ikka jääb heidudes pühamata, tüvestajana peatunud vaik. Ei murdu, kunagi ei kõhklema löö. Tõde alati jääb pühana, teas paljus ta sünnib vaik. Saladus peitub elu mõttes ja töös. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Raueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Igast väikesest kord sirgub suur, sind saatmas teos ja hinges helib, julgelt käib või seisab kindlalt oma maal. Sümbolismi kõrgemeni kuu, metsa hõlmas meie armas pool. Jääd me toeks, kiireks kodu rõõmuks nüüd saab. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Raueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Raueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Kallid lõpetajad, palju õnne teile! Meie tänane aktus on nüüd küll läbi saanud, aga õnnitlemine toimub Kultuurikeskus Kaja ees. 20 minuti pärast kogunevad lõpetajad maja ette pildistama. Palume nüüd kõigil püsti tõusta ja lubame väljuda kõigepealt lõpetajatel. Unistused
südame.